kallis kogudus. Me jätkame täna seeriat ennekõike Jumala riigi kodanik. Tänane teema on vägivald. Ja vägivallal on 5 peamist vormi. Füüsiline vägivald, seksuaalne vägivald, materiaalne vägivald, vaimne vägivald, varjatud vägivald. Ja täna me keskendume vaimsele vägivallale. Miks me sellest üldse räägime? Sest see teema on viimasel ajal koguduses üles tulnud. Ta on varjatud ja oluliselt raskemini määratletav ja märgatav kui näiteks füüsiline vägivald. Seda praktiseerivad kõik, nii mehed kui naised, lapsed, teismelised, vanavanemad. Mehed võib-olla enam karjumise ja sõimamisega, võib-olla pigem enam koduseinte vahel. Naised näägutamise, alandavate ja kritiseerivate kommentaaridega nii kodus kui avalikult. See võib olla ühepoolne, aga võib olla ka vastastikune. Lihtsalt kasutatavad võtted on erinevad. See on väga levinud nii kristlikes kui ka mitte kristlikes kodudes. Ja eriti kristlikes peredes on selle varjamiseks motivatsioon väga suur, sest sellega on seotud tohutu suur häbi. Lisaks, meil on ju Jumal, meil ei saa ju probleeme olla. Küll Jumal aitab, tuleb lihtsalt olla kannatlik ja palvetada. Mis on ka tõsi, aga kuskilt algab koht, kus me kipume veeretama oma vastutuse Jumala õlgade peale. Aga tema ei taha meid kasvatada õpitult abituteks ja vastutustundetuteks. Ja veel, kui vaimne vägivall ilmsiks tuleb, siis ei too see häbi ainult mitte perele, vaid kogu kogudusele ja kristlusele kui sellisele ja lõpuks Jumalale. Samas aga selle fassaadi hoidmise taga saab kurat häirimatult tegutseda, sest probleemi ju ei ole, meil on kõik hästi, millega antakse kuradile vabad käed oma hävitustööd teha. Aga sellisel juhul pere otsused ja valikud lähtuvad sellest vägivallast või selle ära hoidmisest, mitte püha vaimu juhtimisest. Mis on siis vägivald? Aastakümneid vägivallatsejatega tegelenud psühhoterapeut Per Istal annab sellise definitsiooni. Vägivald on igasugune teise inimese vastu suunatud tegu, mis vigastab, hirmutab või teeb ülekohut, põhjustab valu, sunnib teist inimest tegema midagi vastu tahtmist või takistab tal tegemast midagi, mida ta soovib. Mis on vaimne vägivald? Vaimne vägivald tähendab kõik võimalikul moel kahjustamist, hirmutamist või ülekohut, mis pole olemuselt otseselt füüsiline. See tähendab ka teiste juhtimist või nende üle domineerimist võimusuhete või ähvarduste abil. Näiteks, sealhulgas siis otsene ähvardus. Kui sa mu maha jätad, siis ma tapan enda ära või tapan sinu ära. Kaudne ähvardus. Sul ei tasu vist sellest enam rohkem jahuda. Alandav tegu ja sõnad, kontrollimine, varjamatu armu kadedus, isoleerimine, see tähendab suhtlemise keelamine teatud inimestega või üldse kellegagi. Emotsionaalne vägivald, sealhulgas ignoreerimine, vaikimine, lubaduste rikkumine. Need kõik pannakse toime lähisuhtes. Nad tekitavad distantsi ja hävitavad armastust. Aga vaimne vägivald toimib samamoodi ka koolis, töökohtades, arsti juures käies, poes, pidudel ja mis tahes kohtades, kus saavad kokku rohkem kui üks inimene. Vägivald sünnitab vägivalda. Ja ilmselt kõige mõjusam põhjus vägivalda tarvitada on see, kui su enda kallal on vägivalda tarvitatud. Enamasti pereringis. Perekonnast saab tõmmata sirge joone vägivallani ühiskonnas ja ühiskonnas olevast vägivallast saab tõmmata sirge joone ka koduni. Piibel on vägivalla osas üsna selge. Ma loen mõned kirjakohad. Õiglase suu on elu allikas, aga õelate suus peitub vägivald. See on õpetussõnad 10. Mees, kes kasutab vägivalda, ahvatleb oma ligimest ja viib ta teele, mis ei ole hea. Tihti manipulatsioon.
õpetussõnad 16. Jesaja ütleb, sest vägivaldsele tuleb lõpp ja pilkaja saab otsa ja hävitatakse kõik, kes kavatsevad kurja. Jeremia räägib Jeruusalemmast, ütleb, et see on linn, mida tuleb karistada, sest tema sees valitseb vägivald. Ja 3. Mooses 25 ütleb Jumal, et Iisraeli laste hulgas ärgu ükski valitsegu teise üle vägivallaga. Ja mida meist paljud on kuulnud Malaakia 2.16 ainult esimest poolt, sest ma vihkan lahutust, ütleb issand Jumal. Ja seda, kes katab oma kuue vägivallaga, ütleb vägede issand. Samal ajal leiame ka selliseid kirjakohti. 1. Peetruse 3.9 ütleb, ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Matteuse 5.39 ütleb Jeesus, mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Kui me vaatame seda suure piibli kontekstis ja Jeesuse õpetuse kontekstis, siis me näeme, et selle sõnum on loobu kättemaksust. See räägib vastu vägivallast ja uuringud näitavad, et vastu vägivald suurendab tõenäosust sattuda veelgi jõhkrama vägivalla ohvriks ja osalt seetõttu, et vastu vägivald annab vägivallatseja põhjuse omaenda vägivallatsemist õigustada ja selles mitte probleemi näha. Piibel ütleb meile, alistuge üksteisele Kristuse kartuses ja armastus katab kinni pattude hulga. Mis siis lõpuks on see, mis Jumalale au tooks? Kas näiteks see, et meil on kõik hästi, kuvandi hoidmine ja probleemide ignoreerimine? Siis sellisel juhul me oleme nagu valgeks lubetud hauad, väljast ilusad ja seest surma täis. On see üleolev ja alandav südame hoiak? On see abikaasa või lapsed, kellel ehk puuduvad silmale nähtavad sinikad, aga sisemiselt on puruks pekstud? On need lapsed, kes näevad vägivalda igapäevaselt pealt ja õpivad seda pidama normaalseks, saades ka endale eluks teadmise kaasa, et vägivallaga saab soovitut saavutada. Nad saavad oskuse kohaneda olukorraga ilma piire seadmata ja lasevad teistel endast regulaarselt üle sõita. Või on see patu ja kuradi tegude paljastamine ja hukka mõistmine? On see enese puudulikkuse ja jõuetuse tunnistamine ja abi otsimine? Tahan, et sa mõtled korraks oma kodule ja oma tutvusringkonnale. Kas on keegi, kelle ümber käiakse kikivarvul? Näiteks vanaema, kes ähvardab ära surra, kui teda regulaarselt käimas ei käida vaatamas. Näiteks mees, kes vihastamisega pereliikmeid kontrolli all hoiab. Või naine, kes oma solvumisega suunab pereliikmeid nii-öelda õigetele tegudele. Või laps, kes oma jonnimisega või teismeline, kes ähvardab jooma hakata või narkotsi panema või ööseks mitte koju tulla, kui ta ei saa seda, mida ta tahab. Või kes tahes, kes võtab ohvri rolli ja ütleb, et mind ju keegi ei kuula. Mis minust ikka? Parem, kui mind ei olekski olemas. Mind ei märka ju keegi. See suhtumine, et mina olen lihtsalt elu pealtvaataja ja ainult vaatan, kuidas teised minule halba teevad ja mul ei ole mingit võimu toimuva üle. Ma ei sekku aktiivselt, aga olen kibestunud ja süüdistan teisi. Ja see on väga efektiivne viis selle enesehaletsuse kaudu panna enda ümber olevad inimesed süütunde kaudu tegema seda, mida see inimene soovib. See solvumine, jonnimine, vihastamine või häbistamine on sel juhul perekondlikuks ebajumalaks, sest otsuseid tehakse lähtuvalt sellest. Kontroll on selle nähtuse või tegevuse käes. Kõik ümberringi teenendavad seda tuju või käitumist. Seal on hirm ja ärevus kõrge. Aga püha vaim toob ju rahu. Kus tema on, seal on rahu. Galaatia kirjas 5. peatükis loetletakse meile lihaliku loomuse tegusid ja need on sellised. Hoorus, mis tähendab kellelgi on kuskil armuke, olgu või antiemotsionaalne. Rüvedus, näiteks
pornosõltuvus, kõlvatus, ebajumala teenistus, olgu siis see edukultus, raha või karjääri jumaldamine, nõidus, vaen, näiteks igatsus kätte maksta, tagasi teha, olgu see riid, teise süüdistamine või võimuvõitlus, kiivus, see tähendab armukadedus, ka näiteks, et jälle sa lähed sinna oma trenni tegema, raevutsemine, isemeelsus, suhtumine, mind ei huvita, mida sina arvad, ma teen nii, nagu mina tahan. Lõhed, lahknemised, sealhulgas siis näiteks emotsionaalselt distatseerumine, ähvardus lahutada, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Need lihaliku loomuse teod on nagu terroristid. Neist saavad diktaatorid nii selle praktiseerijale endale kui ka teistele inimestele. Ja hädas on nii see inimene ise kui kõik tema ümber. See domineerib, haarab kontrolli ja taotleb võimu. See on kuradi käekiri. Seal, kus on püha vaim, on alati rahu ja vabadus valida. Tema ei terroriseeri ega dikteeri jõuga. Kui mina allun sellele kontrollile ja sellele diktatuurile ja manipulatsioonile, siis saab minust kaasosaline, kaassõltlane, sest ma võimaldan selle käitumise jätkumist. Me võime öelda, mina ei saa ju midagi teha, aga üksinda suhtemustrit ei tee. Üksi ei sünni suhte dünaamikat. Üksi ei saa suhtes olla. Mida teen mina sellist, mis võimaldab sellel patul meie suhtes elus püsimist? See võib olla, et inimese kartus on suurem kui Jumala kartus. Näiteks preester Eeli ja tema pojad said kõik karistada Jumala käest, sest tema pojad ei pidanud Jumala pühadust pühaks, aga Eeli, nende isa, ei kutsunud neid korrale. Ja Saul ütleb, et kuningas Saul, et ma kartsin rahvast ja astusin üle Jumala käsust. Aga Uues Testamendis Efesuse 5.11 öeldakse meile hoopiski nii, et ärge hakake pimeduse viljatute tegudega kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. See tähendab, et patu ja siin meie tänases teemas vaimse vägivalla valguse ette toomine võtab sellelt jõu. Tal ei ole enam ideaalseid kasvutingimusi. Seetõttu on mul väga hea meel, et see teema on koguduses üles tulnud ja kurat ei saa enam märkamatult meie suhteid ja meie peresid hävitada. Meie koguduse juhid on teemat adresseerinud ja kohelnud seda nagu pattu. Piibel räägib veel ühest teistsugusest vägivallast. Hesekieli 22:26. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju. Nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet. Nad peidavad oma silmad mu hingamispäeva eest ja ma olen teotatud nende keskel. Jumal mõistab hukka vägivalla tarvitamise ka tema sõna suhtes. Kui seda väänatakse endale sobivaks, kui püha ei peeta pühaks ja roojast roojaseks ja kui koguduse juhid ei õpeta kogudust neil kahel vahet tegema. Mida siis teha? Esiteks, kui sa tunned ära, et sina oled vaimselt vägivaldne kellegi suhtes, siis ära otsi süüdlasi väljastpoolt, isegi mitte oma päritolu perekonnast, vaid võta vastutus ja otsi abi. Kui sa tunned ära, et oled kaassõltlase rollis ja sa mängid seda kuradi varjamise mängu kaasa, siis võta vastutus enda osa eest. Hinda, mida oled teinud sellist, mis on võimaldanud sellel patul teie peres edasi elada ja otsi abi. Kui sa näed, et su sõbra või sõbranna elus valitseb vaimne vägivald, see patt kuningana, siis mine räägi temaga. Sest tavaliselt ei ohver ega vägivallatseja ise ei tunne ära vägivalda vägivallana. Julgusta teda abi otsima ja terveid piire seadma.
kui probleem on pikalt kestnud ja abi otsimisest ei ole abi olnud, siis abielu lahutuse asemel on täiesti adekvaatne reaktsioon eraldi elama asuda. Vähemalt ajutiselt. See seab piire ja annab selle sõnumi edasi tugevamalt ja endiselt otsi abi. Me oleme protsessis, kus me saame üha enam Kristuse sarnaseks, kui me laseme pühal vaimul töötada meie sees. Me õpime ära tundma need düsfunktsionaalsed suhtlemismustrid, mille oleme põlvkonnast põlvkonda pärinud, oma päritolu perekonnast. Ja me õpime neid asendama uute Kristuse perekonna suhtlemismustritega. Me õpime valima teistsuguseid käitumisviise. Ja meile tuleb appi püha vaim. Galaatia 5:22, mis on püha vaimu vili, mis küpseb meie sees, kui me oleme tema ligi. See on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Alistume siis üksteisele Kristuse kartuses. Armastame oma vaenlasi ja palvetame nende eest, kes meid taga kiusavad. Ja olgu meil usku Jumalasse. Aamen.